Tere! Tere, Kaja Kallas! Nagu te teate, siis Eestis Riigikogu ja valitsuse lepingute tähtaeg on läbi saamas. Valime kõik uued Riigikogu liikmed, valime uue valitsuse. Te olete Reformierakonna esimees, see tähendab ka peaministri kandidaat. Miks te tahate saada Eesti Vabariigi peaministriks? Ma tahan saada Eesti Vabariigi peaministriks sellepärast, et ma tulen perekonnast, kus meil on alati tehtud või vaadatud, et Eesti läheks hästi ja seal on kaasa löödud ja minu meelest me praegu ei ole võib-olla liikumas õigel suunal ja seetõttu ma tahaksin ise kaasa lüüa. Ma tahaksin, et Eesti oleks avatud, targa majandusega, õnnelike inimestega Põhjamaa riik. Mul korraks jäi siin, et ma tulen perekonnast kuidagi. Kas perekond on kuidagi saatnud teid kandideerima? Ei, perekond ei ole saatnud mind kuidagi kandideerima, aga ma tahan öelda, et see on minu taust, et ma arvan, ma olen kasvanud üles kogu aeg selles, et kui sa näed midagi laita, siis mine ja aita. Ja just riigi ehitamise seisukohalt oleme alati kaasa löönud. Nii ka mina. Kas kahetsite ka seda, et erakonna esimehe koha vastu võtsite? Enne seda oli teie toetus ja populaarsus väga suur, nüüd on see drastiliselt kahanenud. Ei kahetse, et populaarsus ei ole ju asi iseeneses, et ikka küsimus selles, et mis sa tahad teha ja alati, kui sa teed midagi, siis see kohtab ka kriitikat ja ma arvan, et selle töökoha puhul ei ole populaarsus see primaarne kriteerium. Või vähemalt ei peaks olema. Mis te arvate, mis on nii kiire populaarsuse languse põhjus? Ma arvan, et ootused on olnud mulle ka ebamõistlikult kõrged. Ma seda ütlesin ka juba enne, üritades neid ootusi alla tuua, aga ma usun, et see toetus on ikkagi väga kõrge. Kui võtta, et see on ligi 20% Eesti inimestest, kes arvavad, et ma olen hea kandidaat sellele töökohale ja seetõttu ma arvan, et see ei ole sugugi paha. Hanna Pevkur lahkus ametist 33% toetusega. Nüüd te panete kaks asja kokku. 33% oli erakonna toetus, tema isiklikku toetust me ei tea. Meie erakonna toetus on ju samamoodi hea. Me oleme ühes reitingus juhime seda võistlust, teises reitingus oleme teised, aga kokkuvõttes tulemuse ikkagi selgitab 3. märtsi öö. Miks on mul tekkinud niisugune tunne, et teie jaoks teine koht on nagu isegi hästi? Te olete kuidagi leppinud? Ei ole. Ma ei ole. Tähendab, tulge mängige minuga lauamänge. Tähendab, mulle ei meeldi kaotada. Kõik teavad, et ma olen väga võitlusimuline, ma ei lepi teise kohaga. Aga ometigi Reformierakond ei ole praegu kuidagi nagu ahnelt ja jõuliselt ja tigedalt võidu nimel võitlemas. Kuidas? Käige, ma vaatan, meie meeskond on igal pool väljas. Tähendab, leitakse selliseid uusi viise, kuidas inimesteni jõuda. Ma ei tea, ma toon häid näiteid, näiteks Tartu Jõgevamaal terve meeskond oli väljas Soome kelgu võistlustel inimestega suhtlemas või Paides Joko Alender korraldab joogatrenne, kus terve võimla on memmesid täis tegemas joogat ja ühtlasi rääkimas ka poliitilistest küsimustest. Minu meelest, ma ei tea, mul on just tunne, et see meeskonna vaim on väga hea ja see, et kõik peavad pingutama. Minu meelest meil on väga, väga hea tunne on igal juhul. Te ütlesite, et ei lepi teise kohaga ja arvate, et populaarsus on hea. Kas te tagantjärgi, kuidas te tagantjärgi vaatate omal ajal Andrus Ansip, kui oli peaminister ja te tulite samal ajal poliitikasse ja saite Riigikogu liikmeks, pakkus teile vähemalt 2 korral võimalust ministriametisse saada. Te mõlemal korral keeldusite. Kui te oleksite selle vastu võtnud, võib-olla te oleksite nii-öelda usutavam, suurema valitsuskogemusega kui täna? Oleks tädi rattad all, oleks tädi omnibuss, aga mina arvan, et ma tegin väga õigesti, sest et ma olin olnud 14 aastat advokaat, mul oli väga tugev erasektori kogemus, aga kui Andrus Ansip tegi mulle peale valimisi ettepaneku, siis mul puudus veel see poliitiline kogemus või poliitiku töökogemus, nii et ma leidsin, et oluline on saada teada või mõista seda tööd, mis toimub Riigikogus. Selleks, et see on ikkagi ju parlamentaarse demokraatia alus
ja ma arvan, et ma tegin väga õigesti, et ma õppisin ka seda ametit ennem, kui ma võtsin vastu väga suure vastutuse, nii et ma arvan, et ma ei teinud valesti. Te lükkate niisuguse olulisi otsuseid edasi natukene, et kui teid valiti Reformierakonna juhiks, siis te samuti lükkasite edasi seda momenti, kui tulla Eestisse tagasi täiskohaga seda tegema. Et miks te niimoodi teete? See ei ole kuidagi edasilükkamine, see oli ju teada, et ma ei saa tulla varem tagasi, mul on seal vaja asjad ära lõpetada. See, et see kõik tuli varem kätte, kui oli ette nähtud juhi valimised, meil oleks pidanud olema ju jaanuaris 2019. See kõik oli ootamatu ja ma ei oleks saanud tulla varem ära, see otsus ju sel hetkel oli kindlasti ära tulla. Kusjuures praegu isegi ma mõtlen seda, et oli ka palju neid, kes ütlesid, et ära tule ära, et ära anna seda mandaati ära, et Euroopa Parlamendis on 38 saadikut, kes on oma koduriigis, oma erakonna juhid. Kristjan Skarins nende hulgas, kes praegu on Läti peaminister, kes tegelikult oli Euroopa Parlamendis, et ole seal, tähendab, käi siin tööl või tee siin valimiskampaaniat, aga ole seal hingekirjas, sa oled justkui keegi, sul on mingi tiitel. Mina leidsin, et see ei ole õige maksumaksja seisukohalt, et ma võtan seda palka, aga teen hoopis teist tööd. Tegelikult näksas selle plaani läbi, et tahtsite jääda viimase hetkeni Europarlamenti ja tulla kõrge reitinguga siis erakonna juhiks. Hanno Pevkur, kes ütles, tule kohe. Hanno Pevkur on meie meeskonna liige, et tema ei taha kindlasti, et meie meeskonnal läheb halvasti, nii et ma seda kindlasti ei usu. Mulle siiski paistab, et teile kuidagi sobibki hästi see seadusandja töö, et seal saab pikkadeks päevadeks nagu sukelduda mingitesse detailidesse, läbirääkimistesse, timmida mingisuguseid juriidilisi nüansse ja nii edasi, et see mulle tundub nagu on teie värk, aga tegelikult see kuidagi juhtimine, enda kehtestamine näib nagu, et tuleb raskemalt ikkagi. Et kas te kandideerite ikkagi õigele kohale? Jah, ma arvan, ma kandideerin väga õigele kohale. Ma ütlen juhtimise kohta seda, et kui mind 9 kuud tagasi valiti erakonna esimeheks, siis põhimõtteliselt oli 2 suurt eesmärki. Üks oli see, et erakond oleks ühtne, et ma suudaks ühendada erinevad leerid ja teine oli see, et me saaksime ka oma rahalistest raskustest üle. Need mõlemad eesmärgid olen ma selle 9 kuuga ju täitnud. Nüüd on järgmine eesmärk ikkagi teha Riigikogu valimistel võidutulemus, nii et ütleme, ma ei nõustu selle hinnanguga, et ma sellega hakkama ei saa. Vastupidi, selle lühikese aja jooksul ma arvan, et ma olen väga hästi hakkama saanud. Kas võib juhtuda, et see sama tagatuba, kes teid toetas erakonna juhiks saamisel, võib teid sama hästi ka maha võtta, kui Reformierakond ei võida valimisi? Poliitikas muutub ju kõik tundidega, ega seda kunagi ju ei tea, kes või mis plaani haub, aga praegu mul on küll tunne, et meil kogu meeskond on ühe eesmärgi nimel rivistunud üles ja selle nimel me teeme tööd. Et ma ei tunne küll, et keegi praegu uuristaks nii-öelda jalgealust ja ma arvan, et see ei ole kellegi huvides. Kui valimisel tuleb teine koht, kas siis hakatakse uuristama jalgealust? Kas te kindlustate oma seljatagust selleks? No, minu jaoks ei ole see asi iseeneses, et ma nüüd kindlasti peaksin siis kinni hoidma, kui on parem kandidaat. Mina ütlen, et praegu mingit paremat kandidaati kindlasti ei ole. Ja ei ole ju ka mulle etteheiteid. Minu meelest kas Edgar Savisaar ei tulnud mitu korda teiseks valimistel ja oli üsna pikalt erakonna esimees. Te võrdlete ennast Edgar Savisaarega? Ei, ma ei võrdle ennast Edgar Savisaarega, ma lihtsalt ütlen, et teiseks tulemine ei tähenda automaatselt seda, et on totaalselt ebaõnnestutud, kui ma mõtlen näiteks seda, et... Mida veel peale selle, et teine koht on ka okei, te olete Edgar Savisaarelt õppinud? Ei ole ma Edgar Savisaarelt midagi õppinud. Ja ei ole ka muideks õppinud seda, et ma ei ütle, et teine koht on okei. Olen pannud tähele, et teie avalikud esinemised on läinud paremaks. Kas selles on mängus kellegi abikäsi? Kas te olete saanud kelleltki koolitust ja kellelt? Ma olen konsulteerinud erinevate sõpradega ja esiteks ma tänan, et te arvate, et minu avalik esinemine on läinud paremaks. Ja ma olen teinud selliseid sparringut, ütleme, paari sõbraga. Paar head tuttavat. Kes?
kas see on oluline? See on väga oluline. Muutus oluliseks. Okei. Olgu, ma võin öelda, Mart Koldits, kes on lavastaja Von Krahlis, temaga olen teinud. Mida ta on teile soovitanud? Ta on lihtsalt rääkinud esinemisest üldiselt siis ja millele tähelepanu pöörata. Paar sellist välismaist sõpra samamoodi, kellega olen rääkinud, et kuidas asju üles ehitada, kuidas rääkida lühemalt ja. Et kuidas täita ruumi, seda ka? Ruumi täitmisega mul ei ole probleemi siis, kui ruum on rahvast täis. See ei ole probleem, et ma arvan, pigem probleem on see, et ma ehk räägin vahest liiga keeruliselt, rohkem lihtlauseid, vähem põimlauseid. Kas sellist nõu teile antigi? Igasugust nõu on antud. Küsimus on ju selles, et mis nõu sa võtad kuulda ja mis nõu sa hülgad. Kas me oleme ennast suhteliselt hästi ette valmistanud selleks intervjuuks, et te mainisite siin alguses, et toetate avatud Eestit ja avatud ühiskonda. Kas te oskate veel mõnda tugevust nimetada, mis teid teeb heaks peaministriks? Isiklikku tugevust? Isiklikku tugevust? Just oli Tööandjate Keskliidu konverents, kus rääkis kirikuõpetaja Annika Laats ja ta ütles, et juhil peaks olema 3 omadust. Ta peaks olema hea, ta peaks olema julge ja ta peaks olema tark. Nii et ma arvan, et kõik need omadused on mul olemas. Kui tsiteerida veel Briti peaministrit Harold Macmillanit, tema ütles, et riigimehel on vaja 2 omadust. See on julgus ja ausameelsus. Et need omadused on mul olemas. Me ettevalmistamiseks viisime läbi küsitluse, et milliste omadustega Eesti inimesed Kaja Kallast seostavad. Ja tark, hea, väga hea. Küll aga mainitakse tunduvalt vähem kui teistel kandidaatidel võimekust tulla toime keeruliste olukordadega. Ja samuti seda, kui hästi, et kas te ikka tunnete tavalise inimese eluolu. Miks inimesed niimoodi teid nende asjadega vähem seostavad? Hea küsimus. Ma arvan sellepärast, et see kuvand on mul olnud selline, et ma olen olnud advokaat ja advokaat võib-olla tõesti ei ole poemüüja, et selles mõttes ma ei tea seda, mis elu elab poemüüja. See ju vastab tõele, et selles mõttes, aga tähendab seda, et ma ei ole ise seda kõike läbi elanud, aga ma inimestega suhtlen pidevalt ja kuulan ju, mis neile muret teeb igal pool üle Eesti. Et selles suhtes ei saa öelda, et mul puudub teadmine, kuidas tavalised inimesed elavad. Mis tavalistel inimestel muret teeb? Hinnatõus teeb muret väga palju, teeb muret tervishoid, ligipääs või ravijärjekorrad, ligipääs arstile teeb muret, teevad muret maksud ja teeb muret siis ütleme üldine selline toimetulek. Kas te olete kunagi proovinud konservi reimtomatis? Muidugi. Väga hea. Kas teile meeldib? Pole ammu söönud, aga meeldib. Foie gras on parem. Ei ole. Mida vastate Reformierakonna vanale heale valijale, kes ei ole harjunud, et asju jagatakse tasuta? Siiani ei ole reform silma paistnud lennukilt tasuta asjade jagamisega, aga teie lubate, et kaotate lasteaia kohatasu ja tahate maksta üksikule pensionärile lisatoetust. Mis on saanud teie aluspõhimõtetest, liberaalsusest ja turumajandusest? Et aluspõhimõtted on meil täiesti alles ja kui me vaatame meie majandusprogrammi, siis on väga palju suunatud sellele, et Eesti oleks endiselt avatud majandusega riik ja kõiki me oma tugevusi kasutaks ära, et seal on väga palju liberaalsust alates sellest, et
kuidas bürokraatiat oleks võimalik vähendada kuni selleni, et riigile kuuluvad ettevõtted tuleks erastada. Aga miks jagada asju tasuta? Jah, nüüd kui meil ei ole muid selliseid lubadusi, välja arvatud see, et riik võtaks enda kanda lasteaia kohatasu. Et kui me vaatame lapse haridusteed, siis kool on meil tasuta, kõrgkool isegi on meil tasuta, aga on üks periood, kus vanem peab maksma, mis on lasteaed. Ja nüüd, kui me vaatame seda, et lapsed arenevad lasteaias või mis tahes haridusasutuses üsna võrdselt, aga vahed tekivad arengus sisse siis koolivaheaegadel ja ennem seda, siis kui see kohustuslik haridus algab, siis me peame tagama selle, et kõikidel lastel oleks võimalikult sama ligipääs haridusele, et meil ei tekiks mingeid hariduslikke lõhesid, mis pärast toovad kaasa. Kas tasuta kõrgharidus on teie meelest olnud Eesti edulugu? Ei ole, kindlasti mitte. Miks siis tasuta lasteaed peaks olema? Tasuta lasteaed on teine selles mõttes, et kõrgharidus, aga küsimus on selles, et kõrgharidus sa võid minna kõrgkooli õppima, sa võid mitte minna kõrgkooli õppima, aga lasteaias on see, et toimub ettevalmistumine kooliks ja kui laps saab kehvema stardipositsiooni kui need, kes lasteaias osalevad, siis ma arvan, et see ei ole õige. Lasteaed peaks olema kohustuslik sel juhul. Tasuta ja kohustuslik. No mujal maailmas on osades riikides tõepoolest, et ta algab varakult. Ei peaks. Te räägite alati ja esimesena valitsuse alkoholi aktsiisi prohmakate korda tegemisest ja mis praktikas siis teie puhul tähendab enne kõik õlletootjatele vastutulekut. See tundub mulle kuidagi ei lähe nagu teiega hästi kokku, et miks teie Kaja Kallas võitlete õlletootjate huvide eest? Ei räägi ma sellest esimesena. Ma räägin esimesena sellest, et tulumaksusüsteem tuleks korda teha ja 500 eurot tulumaksuvabastust peaks kehtima kõigile ja sealt edasi lihtne, õiglane, ühetaoline maksusüsteem. Tunnistan oma viga teisena, aga siiski, kas teie esimeheks oleku ajal on A. Le Coq ja Tarmo Noop andnud Reformierakonnale raha? Ma ei tea seda, sest ma ei tegele raha küsimustega. Kas te tõesti arvate, et me oleme niivõrd naiivsed, et teie endine peasekretär Gert Valdaru võttis telefoni ja helistas ja sai kohe raha? Ja teie käsi üldse mängus ei olnud. Kas me oleme siis saanud Tarmo Nõuvilt raha? No me küsime seda teilt. Ja ta ei saanud sellega hakkama ja te pidite ta vallandama. Miks te lasite Gert Valdaru lahti, sest ta ei saanud Tarmo Noobi käest raha? Siis me ei saanud ikka. No, ma ootame teie ausat arvamust. Siis mille kohta nüüd? Et miks te lasite Gert Valdaru lahti? Jah. Igal inimesel on omad tugevused ja Gerdi tugevused on teistsugused kui need, mida peasekretäril võib-olla sellisel kujul vaja on ja see oli meie ühine kokkulepe, et ta siis sellelt ametikohalt või et ta ühesõnaga sellele ametikohale ei jätka. Ühesõnaga ta ei toonud piisavalt palju raha erakonnale. Lähme edasi. Te rääkisite kogu aeg, et naisi peab poliitikas tipptasemel toetama. Nüüd on juhtunud selline piinlik lugu, et olete ainus naine, kes on valimisringkonnas esinumber. Naiste toetamine on teie enda kätes. Miks te seda ei teinud? Esiteks ma ütleks, et ma ei ole nõus sellega, mis te ütlesite, et Gert Valdaru ei saanud hakkama raha toomisega, aga see las olla. Aga mis puudutab nüüd naisi, siis meil on erakonna nimekirjas kandideerimas umbes sama palju naisi, kui on esinumbrites, me räägime esinumbritest. Jaa, aga kas see kokkuvõttes on oluline on see kes valituks osutub. Jah, see on, ega ma ei ole ise õnnelik selle üle, et see nii läks ja iga kaasust ma saan põhjendada eraldi, aga ma tahan öelda seda, et meil on sama palju naisi kandideerimas kui näiteks sotsiaaldemokraatidel, meil on neid 10 rohkem kui Keskerakonnal ja minu jaoks on oluline on see, kes osutub valituks Riigikokku. Veelgi olulisem on see, kes siis tulevad ministriteks ja ma loodan, et seal on naisi palju rohkem. Te ütlesite, et tavalistel inimestel, kellega te räägite, teeb muret tervishoid ja selle toimimine. Kas te ütlete, et te olete 100% solidaarse tervisekindlustussüsteemi säilimise poolt? Jah, ma olen solidaarse
kindlustuse. Millegipärast teie konkurendid ütlevad, et te tahate seda süsteemi lõhkuda. Sellepärast, et mida ma tahaks seda, et oleks võimalik rohkem ka eraraha kaasata meditsiini. Mida ma mõtlen? Meil on ravikindlustatud isikud, aga näiteks Soomes on nii, et sul on ka näiteks tööandja võib võtta oma töötajale erakindlustuse ja kui tal on arsti juurde vaja, siis ta läheb selle erakindlustusega arsti juurde, mis tähendab seda, et need inimesed, kes saavad abi sealt, ei ole selles üldises ravijärjekorras, mis tähendab seda, et see ravijärjekord lüheneb nendele inimestele, kes on selles üldises ravis. Nii et ma arvan, et see eraraha kaasamine... Järjekorrad jääksid vaestele ja neile, kel on hea töö, saaksid praegu on ju nii. Praegu on ju nii, et kui sul on vaja arsti juurde saada, siis sul on 3 valikut. Valik number 1 on see, et sa helistad, saad... Miks te ei taha teha üldist süsteemi paremaks? Tahangi teha üldist süsteemi paremaks, sellepärast ma räägingi, et küsimus on ju selles, raha on seal vähe. Kus saab sinna raha juurde selleks, et ravijärjekordasid lühendada? Siis ju kõik need inimesed pääsevad ju ka arsti juurde kergemini. Et ma ütlen, et praegu on ju see süsteem, et tegelikult kui sul on vaja pääseda arsti juurde, sa helistad, sa saad selle aja, ma ei tea, 6 kuu pärast. Nüüd sul on 3 valikut. Valik number 1 on see, et sa lähed EMO-sse, mis on väga kallis. Valik number 2 on see, et sa lähed nendele, kellel on raha, lähevad mööda ja lähevad eraarsti juurde. Ja kolmas valik on see, et sa ootad ära oma aja, mis tähendab seda, et võib-olla sinu mure on juba selleks ajaks krooniline. Nii et, aga kui tekid sinna juurde rohkem raha, siis igal juhul ju kõigil ju olukord paraneks. Pluss on see, et ma tahan veel selle kohta öelda, et raha juurde panemine ju üksiga ei aita, kui süsteem lekib. Okay, aga ma küll ei saanud sellest seletust aru, et kui praegu on nii, et te tahate teha midagi, mis on nagu praegu, siis kõik jääb nagu praegu. Aga okay. Sul ei ole selles mõttes, ega iga inimene, kes elab keskuste lähedal, kus see võimalus on, siis ikkagi ta saab ju minna eraarsti juurde. Aga küsimus on selles, et kui soodustada erakindlustuse teket nii, et tööandjad ka tekitaks seda tervisekindlustust töötajatele, ehk siis see ongi, nagu Soomes on, kuna tööandja kõige väärtuslikum vara on töötaja, siis töötaja peab saama ruttu tööle tagasi. Kas te eelistate laiba või põletusmatust? Põletusmatust. Loogiline. Kui te saate peaministriks, kas välisvisiidid teete te eralennukiga või liinilendudega? Kui vähegi võimalik, siis liinilendudega. Kas äriklassis või turistiklassis? Turistiklassis. Jüri Ratas lubas ka seda enne, kui ta ametisse astus, aga tänaseks ei ole välja vedanud. No Jüri Ratase käest peate ise küsima, et eks vaadake tegusid, mitte sõnu, aga mina lendasin muideks Euroopa Parlamendis kogu aeg ainult turistiklassis, nii et... Kas see on lubadus Eesti valijale? Ma arvan, et peaminister ei korralda ise muidugi oma lennupileteid või vähemalt ei peaks seda tegema, sest et alati, kui sa teed midagi, ei tee sa midagi muud, et kui sa korraldad enda lennupileteid, siis ei tegele ühegi suure mõttega. Nii et kui teie meeskond korraldab teile äriklassi lennupiletid ja eralennud igale Euroopa Ülemkogu kohtumisele, siis teid see ei puuduta, teie ei vastuta? Ma arvan, et peaminister ei peaks tegelema oma lennupiletitega, aga kui vähegi võimalik, siis mina helistaksin lennata turistiklassis, jah. Kuidas te suhtute Uus-Meremaa peaministrisse, kes oma valitsuse jooksul sai beebi emaks? Ja, väga sümpaatne naisterahvas. Kas on oodata midagi sellist ka teilt, kes te abiellusite läinud sügisel ja olete värske abielunaine uues suhtes ja olete valmis peaministri ametis samuti emaks saama? Ei ole peaministri ametis valmis emaks saama. Kui ma olin, muideks see teine põhjus, miks ma tookord keeldusin ministri ametist, oli see, et mu laps oli tol hetkel liiga väike ja ma leidsin, et seda tööd ei saa niimoodi sellise pühendumusega teha, et keegi ei kannataks minu väike laps just sel hetkel. Nii et jah, ma ei... Et sellist Uus-Meremaa näidet Eesti ei korda? Mina ei teeks seda, jah. Kas Kristen Michal ja Jürgen Ligi kuuluksid teie ministrite tiimi, kui te teete valitsust? Me ei ole ühtegi ministrit veel arutanud, aga kõigepealt me kõik keskendume sellele, et seda valimisi võita ja meil oleks see võimalus seda valitsust moodustada. Nii et siis mitte?
kui ma ütlen mitte, siis te kohe küsite, et kes on, aga meil on väga selge või väga suur ja tugev meeskond ja kui ma kedagi praegu välistaks või eraldi välja tooks, siis see oleks ebaõiglane kõikide teiste suhtes, sest et elame sinna. Okei. Me oleme palunud kõikidel peaministrikandidaatidel intervjuu lõpuks reastada oma konkurendid ehk nende poliitilised jõud selle järgi, kellega te kõige rohkem tahaksite koostööd teha valimiste järel ja kõige vähem. Ehk siis aga puhtalt inimestena või? Kõrvuti ei tohi panna. Kas puhtalt inimestena? Kellega te hakkate? Kaja Kallas, peaminister Kaja Kallas hakkab moodustama koalitsiooni. Milline on teie eelistuste järjekord? Pange nii, et kes on kõige lemmikum, pange siia ja siis sealt alla poole kuni selleni, kellega te kõige vähem tahate teha. Ja mitte inimestena, vaid ikkagi erakondana. Võtame arvesse ka seda, et tegemist on erakondade juhtidega. Okei. No, teeme niimoodi. Väga kiirelt otsustatud. Et Kallased asuvad siis valitsema Eestit. Sellisel juhul, jah. Huvitav on see, et ma oletan, et ka teie olete tajunud ettevõtjate poolset survet, et justkui peaks tingimata tegema koalitsiooni Keskerakond ja Reformierakond koos, ükskõik siis kumbat pidi, kumb siis peaministri koha saab. Vastavalt hääletustulemustele paistab, et see variant teile üldse ei meeldi. Meil on väga põhimõttelised erinevused ja ma tooks välja 3 asja, et üks on see maksupoliitika, millest me juba rääkisime, teine on kodakondsus, millest me ei saa üle ega ümber, kus meil on väga suured erimeelsused ja 3. on muidugi see eestikeelne haridus. Nii et need on asjad, millega me kindlasti tahame, et see haridus oleks eestikeelne alates lasteaiast. Me tahame, et kodakondsusel jääks eestikeelne nõue alles. Seda Keskerakond ei taha, nii et väga keeruline on näha, kuidas me seal kokkuleppele jõuame. Aga aitäh, Kaja Kallas, tulemast. Nagu te väga hästi teate, siis konkursi tulemused kuulutatakse välja kõigile ühel ajal, täiesti läbipaistvalt ja avalikult 3. märtsi südaööpaiku. Seniks teile jõudu. Seda tean hästi, aitäh. Sümpaatne. On küll. Konkreetne. Vastused lühikesed. Nagu ma ütlesin, esinemine, julgus on läinud paremaks, esinemine. Muidugi jutupunkte oli. Aha. Ja me ei saanud siiski osadele küsimustele vastuseid, ausaid, kuidas selle A Le Coqiga ikka on, mis selle Valdakoga ja niimoodi. Ikka osad asjad jäid ikka endiselt õhku. Hakkas keerutama. No, ikka isiksuse omadused ja. Aga üldiselt lubame edasi. Lubame edasi.